Tere tulemast, Valter, meile oma uue mänguasjaga täpselt niimoodi me sind välja reklaamisime, sest et sa ise ütlesid, et sa kavatsed sellega nüüd pikemalt kohe niimoodi lõbutseda ja hullata. Mis asi see sul on? See on üks maailma mõistes päris uus pill. Seda ma kahtlustan, et Eestis veel teist ei olegi. Et kui kellelgi on, siis võtke minuga ühendust hea meelega jagaks muljeid. Mis asi see on? See on pill, mille nimi on Harpegi ja seda toodetakse Ameerika Ühendriikides, Baltimoris täpselt ühes töökojas. Nii, ja miks see parem on kui kitarrid, viiulid ja muud kandled? Ei saa öelda, kas ta on nüüd parem, aga ta on kindlasti teistmoodi. Ja tal on oma eelised just sellepärast, et ta on keelpill, aga see instinkt, millega sellele läheneda, sarnaneb pigem klahvpilli omale. Ja klahvpill on ju sinu pill, on ju? Klahvpill on see, millega mina olen kõige rohkem olnud seotud. Mis sul veel selles žanris muidu on enne, kui me seda mängima? Mul on mõned elektriklaverid ja nii edasi. Ja teismelisena mulle väga meeldis näiteks basskitarri mängida. Ikkagi kitarr kuulub sinna nimistusse. Kas kitarril ja sellel on midagi pistmist ka oma vahel? Ja tegelikult küll, et nii nagu see tootja, selle nimi on, siin on logo on näha, see on Marcodi Musical Products, et nemad ise reklaamivad seda pilli niimoodi, et tal on klaveri instinkt, aga kitarri hing. Mis tähendabki seda, et väga romantiliselt kõlab. Et su sõrmed on ju otse kontaktis keeltega ja see tähendab seda, et sa saad sõrmega manipuleerida teatud asju, mida klahvpilliga ei saa. Mitu päeva see sul käes on olnud? See on minu käes alates detsembri keskpaigast. Kas see on niimoodi, et kui muusik ühte pilli juba valdab ja kui on nii inimene nii musikaalne nagu sina, siis sa saad selle pilli ja põhimõtteliselt mõne kuu möödudes me kutsume see otsesaatesse ja ütleme, et palun mängi ja sul ei ole mitte mingit muret? Ja, ega selles mõttes iga asi ju oma aja muidugi nõuab, et ma ennast nüüd täiesti vabalt selle peale veel ei tunne, aga teatud asju ma juba oskan teha, et ma kujutan ette, kui keegi ütleks sulle, et palun juhi nüüd kohe praegu ühte hoopis teistsugust saadet, mille formaati sa ei tea, midagi sa ikka oskad seal teha. Tere ütleks ära võib-olla, eks ole. Ja kui prompteri peal on tekst, et seda oskaks lugeda, aga et selle nii-öelda formaadiga ja selle asja olemuse ja hingeeluga tutvumine võtab natuke aega. No aga tee siis televaatajatele sellist näidismängimist või mis häält ta teeb? Siin on, jah, ta on selline... väga romantiline ja leebe. Kas sellega nagu rajumat häält saab ka teha või ta ikkagi ongi oma olemuselt juba selline pehmekene? Ütleme nii, et teda on sobilik võrrelda elektrikitarriga või basskitarriga või tegelikult mõlemaga koos, kuna tal on päris suur ulatus, 5 oktavi ja ta on võimendusele väga vastuvõtlik või väga paindlik, mis tähendabki seda, et nii nagu sa soovid, nii sa tõenäoliselt saad ka kõlama. Et jah, praegu me siin nii-öelda pehmed kitarri nii-öelda hääled, eks ole. Aga samal ajal, kui mängida klassikalisemat muusikat tema barokki ajast, siis kohe tuleb nagu klavessiin võib-olla silme ette, eks ole. Ja sa teed mitte midagi muud, on ju praegu? Praegu mitte veel, jah. No sa oled tõesti lustliku mänguasja omale saanud. Kas see on sul eraldi näitamiseks, eraldi mängimiseks või sa saadad ennast sellega? Mis sa teed sellega? Sellega saab teha väga palju asju. Et jah, ma olen praegu teda avalikult mänginud nüüd täpselt 2 kontserti, mis olid nüüd möödunud nädalal naistepäeva kontserdid. Ja seal tõesti, jah, ma saatsin ennast sellel pillil ja minu kõrval oli Tallinna Kammerorkester. Ja tõesti barokkmuusikat sai sellega ka tehtud, aga kuna ta tõesti pakub väga palju võimalusi ja ma hingelt olen ikkagi ka bändimuusik, et siis tegelikult
see maailmade hulk, mis avaneb, on tohutu ja eks aeg näitab siis, kuhu kõikjale see pill sobib, et ma olen üsna veendunud, et ma ka näiteks bändimuusikas hakkan seda kasutama. No igal juhul kindlasti muusikainimesed on väga põnevil, kui nad seda kõike vaatavad. Siin just stuudiost välja läinud mehed vaatasid ka ikka enne saate algust seda pilli ja sa sai teil esineda. Eks ta pakub inimestele huvi küll, et öelda jah, pärast neid möödunud kontserte oli ikkagi mesilaste parv ümber ja kõik tahtsid nektarit saada, et millega tegu on. Aga jah, teise näitena, et ma siin natuke, eks ole, muudan mingisuguseid seadistusi, eks ja ja hoopis teine iseloom kohe. Õudselt hea müügimees oled. Ma tahaks omale koju ka sellist, ma ei oska küll sellega midagi peale hakata. Ma võin neid kontakte jagada. Ei, ausalt öeldes ma ei ole siin ametlikult müügitööl. Ma saan aru, aga kõlab väga huvitavalt. Tähendab jah, pigem on asi selles, et ma ise olen tõesti vaimustuses. Et ma ostsin ta ju mõnes mõttes nagu põrsakotis, et ma ei saanud ühtegi pilli niisugust varem kuskil proovida ega katsuda. Et ma viisin ennast interneti teel nii palju kurssi, kui see võimalik oli. Ja kui see pill lõpuks koju saabus, siis ma järjest rohkem ja rohkem pärast seda olen üllatunud, et tõesti, kui mitmekesine see pill on. No jõuad sa üldse tegeleda muud asjadega ka, kui üks uus mänguasi on käes, siis ei tahaks enam muud midagi teha. Sa peaksid tegelikult koore kõvasti juhatama, laulupidu on meil tulemas, sul on seal väga vastutusrikas ülesanne pärast noorte laulupidu. Vastab täitsa tõele, ei tegelikult ta umbes nii ongi, et kui need suured kohustused on täidetud üheks päevaks, siis kõik see ülejäänud aeg tõesti praegu selle hobi alla läheb. Aga ja tõesti, laulupidu praegu on täie hooga käimas. Nõuab see sinul hetkel ka mingisugust sellist suuremat pühendumist või tegutsemist ja tegelikult koorid on noodid kätte saanud, käib see ette laulmine vist 2 korda käiakse, lauldakse ära. Siis on korras, nad jälle harjutavad ja siis järgmine hetk ongi see juulikuu, kus teed veel mõned proovid seal laulukaare all ja kõik, jah? No ütleme, et lühikirjeldusena ta umbes nii on, aga eks seal sees on ju palju rohkem, eks, et see on samamoodi, et te ju ei istu lihtsalt diivanile ja ütle tere õhtust ja siin on meie külaline, küsid küsimused ja koju. Et see nõuab ikkagi väga suurt ettevalmistust ja see eelproovide hulk on me sind näeme siin noorte laulupeos ka, me ikka armastame sind vaadata sellisel kujul. No ilmselgelt sa võlusid laulupidude korraldajad oma etteastega noorte laulupeol ära, et nad sind nüüd ka üldlaulupeole kutsusid. Ei saa salata, see oli mulle endale ka suur üllatus ja see on tõesti väga suur auasi. Aga seda enam, et ta niimoodi ootamatult see kutse tuli, siis seda tõsisemalt ma seda ülesannet ka praegu võtan. Saame siin näha taas seal suure koori ees ka, aga selle pilliga me näeme sind siis kus kohas? Selle pilliga... Või veel harjutad? No ma veel veidi harjutan, aga saab näha küll. Järgmine kord tõenäoliselt on siis aprilli lõpupoole, 27-28 aprill. Väike kammerkoor nimega 3 lindu Tartust ja tšellol Eesti, võiks öelda esitšellist ERSO kontsertmeister Theodor Sink ja siis mina dirigendi ja harpeegimänge rollis. No saame näha. Suur tänu, Valter, täna tulemast meile Ringaatesse.